Tere päevast või hommikust, kuidas kellelegi, ka minu poolt, et Tarmo Noop on minu nimi ja olen siis A Le Coqi juhataja. Tartu Ülikoolis ma ei pea esimest korda mitte kaugeltki oma elu jooksul nagu loengut, aga kui keegi oleks minu käest näiteks 5 aastat tagasi küsinud või pakkunud sellist varianti, et ma peaksin pidama keskkonnatudengitele loengu 5 aastat tagasi rohepöördest, siis ma oleks sellist tõenäosust ikkagi enam-vähem nagu hinnanud nagu nulliga, et selline roheline, ma võin öelda niimoodi, et selline roheline mõtteviis minus on tekkinud nagu, ütleme järk-järgult ja tilk-tilga haaval koos arusaamade muutustega. Ja kindlasti ma iseennast oma loomult ei pea nagu täiesti roheliseks inimeseks, et kaugel sellest, kuid samas ma julgen nagu selgelt nagu väita, et see roheline mõtteviis ikkagi on mind järjest rohkem ja rohkem nagu haaranud ja võib-olla kui see midagi näitab, siis see näitab seda, et inimesed on võimelised nagu arenema ja ka oma mõtteviise muutma. Kui küsida, et kuidas see minu enda selline rohelise pööramise nagu teekond nagu algas, ega ma tegelikult väga täpselt ei oskagi nagu öelda, et kus kohas see nagu alguse sai ja kuna, et meie omanikfirmal ehk Olvil vastutustundlikkus kui selline on olnud tegelikult üks väärtuste nurgakividest juba väga pikki aastaid ja kindlasti vastutustundlikkuse üks osa on ka keskkonnaalane vastutustundlikkus. Aga võib-olla minu enda jaoks nagu lähemalt selline üks äratundmise või arusaamise moment, et midagi maailmas nagu muutub, võib-olla juhtus kuskil 3 aastat tagasi, et kui mul oli tütar parajasti minu juures külas, mu tütar on täiskasvanu ja elab minust juba ammu lahus, aga tütar oli meil kodus nagu külas ja meil oli parajasti üks uus jook välja tulnud. Eks ma pakkusin tütra seda uut jooki proovida ja küsisin, et kuidas on. Tütar kehitas õldu, ütles, et on küll, aga kas see ka midagi muudab? Ma ütlesin, mis mõttes, et kas see ka midagi muudab? Et kas see ka maailmas nagu midagi muudab? Et siin ma sain nagu esimest korda võib-olla aru, et pakkudes nagu ainult nagu uusi maitseid, et seda tegelikult on natukene liiga vähe. Just nimelt ka nagu järeltulev põlvkond, kes meile nagu peale kasvab, et nende väärtused ja nende arusaamised elust on kindlasti teistsugused kui minu põlvkonnal sellel ajal. Ja sealt järk-järgult ma tegelikult olen selle rohelise teema sisse nagu läinud, ja tänase mu siis lühiloengu teema nagu ongi, et kuidas siis A Le Coq muudab maailma paremaks ja puhtamaks paigaks, kus elada, ehk A Le Coqi rohepööre. Ja minu juttu kindlasti ei maksa võtta nagu see mingi absoluutse tõe kuulutamisena, et see on lihtsalt ühe Tartu ettevõtte vaade sellele, kuidas me omalt poolt ja mida me omalt poolt saaksime teha, et maailma muuta paremaks ja puhtamaks paigaks, kus elada. Et siinkohal ma siis nüüd alustan. Et milles nagu mina isiklikult näen maailma kõige suurema probleemi. Mina isiklikult näen maailma kõige suurema probleemi selles, et inimkonnal on läinud circa 30 000 aastat, et tõsta oma populatsiooni 2 miljardile. Ja inimkonnal on läinud selle 30 000 aasta kõrval vaid 100 aastat tõsta populatsiooni 2 miljardilt 8 miljardile. Et see on tegelikult täitsa selge, et sellise kasvu juures, ja veelgi hullem, sellise kasvutempo nagu jätkudes, maailmas lihtsalt ei jätku ressursse inimpopulatsiooni vajadusteks. Kui me midagi ei muuda, ja ma panin siia sulgudesse just selle, kui me midagi ei muuda, sest ma tegelikult ei ole ka isegi päris kindel selles, et kui me ka midagi nagu muudame, et me sellega suudame nagu vajalikku nagu pööret teha. Millegi pärast on nagu huvitav, et me räägime väga palju
CO2 jalajäljest ja muudest asjadest, aga tegelikult probleemi olemus on ju mujal. Probleemi olemus on ju tegelikult selles, millest mitte keegi, ükski poliitik ei taha sõna võtta, et meid lihtsalt on liiga palju. Kui inimkond ei leia mingit sellist normaalset ja humaanset viisi, mismoodi vähendada oma populatsiooni maailmas, kas või Hiina näide, eks ju, kes on küll sellest ühe lapse poliitikast, eks ju, loobunud, aga mis andis ju tegelikult populatsiooni vähendamiseks nagu positiivset tulemust. Et kui me nagu mingid taolisi samme tegelikult, me ei ole isegi neid nagu avalikult nagu laua peale pannud, et veelgi vähem, et me oleme selle probleemi teadvustamise suhtes ja probleemi suhtes tervikuna nagu midagi nagu ette võtnud. Et ma jah ei tea, et kui me seda probleemi ei lahenda, kas me suudame teiste tegevustega neid probleeme lahendada, aga see ei ole kindlasti nagu minu mõjuulatusringkonnas ja vähemalt omalt poolt. Me peame siis proovima midagi muuta, et seda olukorda nagu natukene nagu paremaks teha. Aga ma mäletan, et kui mina ise olin tudeng, see oli rohkem juba kui 30 aastat tagasi, siis tol ajal räägiti sellest, et maailmas jätkub ressursse või maailmas on ressursse piisavalt umbes 4 miljardile inimesele. Tänasel päeval oli muidugi tollaegne nagu teadmine, et tänasel päeval nagu siin kirjas on, et me hakkame lähenema 8 miljardile, et tegelikult on see ikkagi väga sügav nagu mõtlemiskoht ja väga sügav mõtlemiskoht on ka see tempo, millega 2 miljardilt on jõutud 8 miljardile. Aga siiski, et mitte minna väga morbiidseks, et igal juhul meil kindlasti nagu on mida nagu teha ja kui me vaatame ka praegust nagu seda poolt, et väga kõvasti räägitakse meil kliimast, väga kõvasti räägitakse meil kliimamuutusest, ja sellega seotud ka CO2 jalajäljest, siis kui küsida, et kus see CO2 jalajälg tekib, siis tegelikult enamus CO2 jalajäljest tekitatakse ju ettevõtete poolt. Ehk kui üksik indiviid muudab oma käitumist, muudab oma harjumist, siis loomulikult sellega saab ka midagi nagu muuta. Aga see muudab tegelikult maailmas laias skaalas ikkagi suhteliselt vähem võrreldes sellega, et milline jalajälg ja milline mõjuulatus on nagu ettevõtetel ja selle koha pealt ma nagu ka tunnetan seda, et igal ettevõttel tegelikult on ka vastutus midagi teha maailma paremaks muutmiseks. Ehk lühidalt, et mis see rohepööre siis nagu A. Le Coqi jaoks nagu tähendab. Et see kõigepealt tähendab kindlasti nagu, me mõtestame seda lahti niimoodi, et see meie jaoks on ressursside ja jääkide taaskasutus või korduskasutus. Meie jaoks see kindlasti on ressursside vähem kasutus või ressursside efektiivsem ehk parem kasutus. Meie jaoks kindlasti on väga tähtsal kohal ka see, et need ressursid, mida me kasutame, kas need tulevad taastuvatest või taastumatutest allikatest. Meie jaoks kindlasti on tähtis ka CO2 jalajälg, meie enda tegevuse CO2 jalajälg. Ja meie jaoks kindlasti on ka tähtis vastutustundlik lähenemine tarbimisele. Et ma ütleks, et selline rohepööre A. Le Coqi jaoks ei ole mitte mingi selline omaette eesmärk. See rohepööre A. Le Coqi jaoks on tegelikult, ma võiks seda öelda, et see on tegelikult nagu pigem nagu teekond. Et meil pole nagu sellist ühte suurt kauget nagu eesmärki, mida me peame saavutama. Küll aga meil on väga palju tegevusi, mida me teeme selle nimel, et maailma paremaks paigaks muuta ja oma tegevust rohkem loodusega kooskõlas paremaks muuta ja meil on palju ka väikseid eesmärke. Ja ma arvan, et maailm nagu meie ümber muutub nagu niivõrd palju, et me tegelikkuses isegi ei hooma, et kuhu kohta see asi peaks nagu välja jõudma. Et sellepärast ma nimetan seda A. Le Coqi jaoks ikkagi seda, et see maailma paremaks muutmine meie jaoks on teekond, mida me
väga selgelt oleme deklareerinud, mida me tahame käia ja teekond, millel me oleme ja kus me siis iga teatud aja tagant võtame nagu uusi eesmärke, uusi suundasid ja teeme uusi tegevusplaane, mida siis ellu viia. Et A. Le. Coq'is me tegelikult sellise suurema ja rohelisema pööramisega hakkasime juba pihta 2-3 aastat tagasi ja see aasta me oleme välja tulnud siis tegelikult ka lubadusega järeltulevatele põlvedele ja sellega nagu suurelt välja toonud. Kui ma ausalt ütlen, siis meil tegelikult algselt polnud mitte mingisugust plaani seda suurelt kuskilt nagu välja tuua, aga kuna A. Le. Coq on ka sellise nimetaks liikumise nagu Rohetiiger, üks asutajaliige, siis tegelikult oli see tollane Rohetiigri juht Mihkel Tammo, kui ta külastas meie tehast ja kui me rääkisime kõike, mis me teeme ja siis ta ütles, et aga miks te sellest ei räägi? Et kui te seda varjate, kui te ei räägi sellest, mida te teete, siis tegelikult me muudame sellega palju vähem võrreldes sellega, et kui te sellest nagu räägite. Me muudame nagu sellega inimeste valikuid, me anname nagu ühiskonnale signaali, me muudame sellega konkurentsi, et hakake sellest rääkima. Ja see mõte tegelikult jõudis ka nagu meile kohale ja seetõttu ka selle aasta alguses oli see vist veebruarikuu, kui ma õigesti mäletan, me tulime siis välja nii-öelda oma rohepöörde programmiga ja oma lubadusega järeltulevatele põlvedele. Aga tõesti, et A. Le. Coq viimase 2 aasta jooksul on tegelikult investeerinud üle 5 miljoni euro ainult puhtalt nagu keskkonnaalastesse projektidesse ühe äriettevõtte kohta. On see tegelikult ikkagi päris märkimisväärne summa ja nagu ma ütlesin, et tegemist on teekonnaga, et see on nagu esimene etapp, millesse me oleme nagu investeerinud, et me kindlasti neid tegevusi jätkame ja me kindlasti ka neid investeeringuid jätkame. Aga millest siis meie lubadus nagu lähemalt koosneb, et tegelikult meie lubadus koosneb sellisest 5 alllubadusest, mida ma kõik hakkan ka lähemalt teile tegelikult tutvustama, et vähendada kõigepealt CO2 jalajälge, vähendada taastumatute ressursside kasutamist, panustada rohkem puhtamasse loodusesse, suurendada materjalide taaskasutust ja võtta veelgi suurem vastutus inimeste heaolu ja tervise eest. Et see kõik kokku ongi siis A. Le. Coq'i lubadus muuta maailma paremaks ja puhtamaks paigaks, kus elada. Aga läheme siis nendele tegevustesse sisse ja ma seletan nagu lahti, et mida me teeme ja miks me teeme. Ja loomulikult ma ütlen ka ette seda, et tegelikult nende tegevuste vahel selliste piirjoonte tõmbamine, et kuskohast algab üks lubadus või lõpeb teine lubadus, et need piirjooned on suhteliselt nagu tinglikud, aga enda jaoks me oleme need piirjooned kuidagimoodi nagu paika pannud ja ära defineerinud. Aga läheme siis esimese lubaduse juurde ja see lubadus on, et A. Le. Coq vähendab CO2 jalajälge. Ja mida me selleks siis teinud oleme? Esimene asi on see, et A. Le. Coq on läinud üle 100% rohelisele elektrile ja me oleme läinud rohelisele elektrile üle juba tegelikult 2 aastat tagasi. Et mis see tähendab? Loomulikult see ei tähenda seda, et meil võrgus jookseb kuskil nagu või pistikutes või elektriühendustes jookseb teistsugune elekter, kui jookseb kellelgi teisel. Ei, see ei tähenda seda. Küll aga tähendab see seda, et A. Le. Coq on võtnud endale kohustuse läbi selle, et me ostame nagu kogu meie tarbimisele, ostame peale roheelektri sertifikaati, et sellega me tegelikult stimuleerime rohelise elektri tootmist, ehk tinglikult energiamüüja peab sellise koguse, nagu ta meile müüb, sellise koguse tegelikult roheelektrit energiavõrku panustama ja roheelekter on siis saadud kas päikesest, tuulest, hüdrost, need on peamised allikad, mis
meie regioonis peamiselt on, eks ju, kasutuses. Nii et sellega me tegelikult ja tõesti nagu selle sertifikaadi ostmisega, mis loomulikult see tähendab seda, et see elekter meie jaoks on kallim, aga teistpidi tähendab seda, et me garanteerime, et selline hulk rohelist elektrit tegelikult täiendavalt meie regioonis nagu toodetakse ja kokkuvõttes siis meelega nagu müüakse. Et teine, ma pärast võtan need sammud ka nagu kokku ja katsun neid nagu jalajälje ja mõõtesse nagu viia, et mida me oleme ka nagu mõõtnud. Et teine tegevus, kuhu me oleme investeerinud, on, siin on nagu tingliku nimetusega katlamaja suitsuenergia suunamine tootmishoonete kütteks. No tegelikkuses see tähendab seda, et on see siis katlamaja või on see mis iganes nagu ava, miks meil kuskilt hoonest välja tuleb, me selle eralduva mis iganes kujul soojuse kogume kokku ja regenereerime uuesti sooja tootmisse. Ehk selle võrra vähem me tegelikult kasutame energiaressursse. Et see ei ole nagu väga suur kokkuhoid, aga ütleks mingisugune selline 3-4-5% me saame selle arvelt siiski nagu energiat vähem nagu tarbida, ehk kasutame efektiivsemalt seda energiat, mis meil juba on ja katsume nagu nii-öelda kadudeta toota, ka ilma igasuguste soojakadudeta, aga ka nagu suitsuenergiast me siis teeme nagu uut energiat. Me oleme tänasel päeval rajanud oma logistikakeskuse katusele esimese päikesepargi, mis võib-olla suudab katta kuskil tippajal võib-olla ligi isegi 10% meie logistikakeskuse energiavajadusest, aga see on väga väike päikesepark, et tänasel päeval me teeme just logistikakeskuse laiendust ja kui see logistikakeskuse laiendus valmis saab, siis ma saan öelda, et meie logistikakeskus territoriaalselt on saanud nagu oma maksimumi kätte ja siis on meil plaan tegelikult kogu logistikakeskuse katus täita päikesepaneelidega ja saada sealt ligi 80% kogu logistikakeskuse vajaminevast energiast saada siis kätte nagu oma päikesepargist. Võib küll öelda, et tegelikult, mis seal nagu vahet, päikesepark on roheline ja elekter on roheline, aga siiski ka oma päikesepargi näol jäävad üle need elektri ülekandekaod ja ülekande energia, et selle võrra see siiski on nagu efektiivsem. Pigem on ta meie jaoks ka selline nagu märgiline lähenemine. Aga jah, et me tahaksime tegelikult võimalikult palju saada oma elektrienergiast kätte siis ise oma tegevusega saadud energiaga ja päikesepark kindlasti on selleks tänasel päeval üks paremaid lahendusi. Võib-olla kõige suurem osa investeeringust, mida me selle CO2 jalajälje vähendamiseks nagu teeme, on meie uus biogaasijaam, mida me avame juba järgmise aasta alguses. Põhimõtteliselt peaaegu ka valmis käib süsteemi seadistamine. Ja mida see biogaasijaam siis tähendab? See biogaasijaam tähendab seda, et me tegelikult kogu oma tööstuslikust heitveest, et me kõigepealt kogume selle tööstusliku heitvee kokku, siiani me andsime selle Tartu veevärgile ja Tartu veevärk siis tegeles selle puhastamisega. Me hakkame oma tööstuslikku heitveet nüüd ise kokku koguma, puhastame selle ise, kas just 100% ära, aga ütleme, et me anname Tartu veevärgile vähemalt 5 korda parema kvaliteediga või puhtama kvaliteediga vee, sisuliselt nagu elukondliku vee, mis meil tööstusest välja tuleb. Ja sellest jäägist, mis me siis seda kokku kogume, sellest jäägist me hakkame tegema ise biogaasi, mida me kasutame tööstuse tarbeks. Ja see biogaasi osatähtsus ei ole sugugi mitte nagu väike, et kui me selle jaama käivitame, siis me peaksime sellest jaamast saama umbes 15% meie aastasest gaasivajadusest, mida me praegust siis ostame nagu Eesti gaasi käest. Me peaksime saama katta siis oma biogaasijaamaga ja selle jalajälje vähendamise mõju tegelikult on päris märkimisväärne ja vähemalt Tartu linnas on see küll nagu selles suhtes tööstusettevõtetena, mis me oleme ainsad, kes esimesena siis on läinud sellise lahenduse peale, et hakata ise oma heitvet nagu puhastama ja sellest
sellest heitveest siis tegema biogaasi. Nagu ma ennist ütlesin, et tõesti see investeering on ka kõige suurem, et sellest 5 miljonist, mis ma nagu välja tõin, selle investeeringu suurus on 3,7 miljonit. Ja see on tehtud puhtalt sellepärast, et maailma teha nagu natukene puhtamaks paigaks. Ja viimane lubadus või alllubadus selle CO2 jalajälje vähendamise all on see, et tegelikult me suhtume ka väga tõsiselt meie energiajuhtimissüsteemi. A. Le Coqil on ka energia ISO 50001. Et ma ütleks nagu seda, et mitte ühelgi tegevusel pole mõtet, kui me tegelikult mis me teeme nagu energia efektiivistamiseks. Kui me ei mõõda ega saa aru sellest, et kuidas meil erinevad punktid, kuidas nad energiat tarbivad. Ehk me oleme tegelikult sõna otseses mõttes pannud nagu mõõturid peale absoluutselt igale suuremale seadmele, mis energiat kasutab. Ma ei mõtle ainult elektrienergiat, aga ma mõtlen ka gaasi. Et igale suuremale seadmele, mis energiat kasutab ja meil süsteem siis juhib kogu aeg ja võrdleb seda nende masinate või seadmete nominaalvõimsustega ja kui midagi läheb paigast ära, siis me koheselt näeme seda, süsteem annab meile alarmi, et energiat kulub selle masina seadme käitamiseks rohkem kui peaks ja me saame koheselt sekkuda, et aru saada, kas masinas on viga, kas on meil kuskil mingi energiakadu ja see kohe korda teha. Et see on tervikuna meie energiakasutus on tänu sellele juba vähenenud üle 10%, et ma ütleks, et kui mingi äriettevõte peaks sellist rohelist pööret kuskilt alustama, siis esimene samm tegelikult peaks just olema see energiajuhtimissüsteem, et sa suudad nagu vaadata, kuhu ja kus sul ja kuna sul kulub ja milleks kulub ja suudad aru saada ka sellest, et kui kuskil tekivad nagu mingisugused kaod. Kui me räägime sellest CO2 jalajäljest, siis keskkonnatudengid kindlasti on nagu teadlikud sellest Scope 1, Scope 2, Scope 3 CO2 mõõtmisel, et tänasel päeval me oleme nagu ära mõõtnud A. Le Coqi jalajäljena nagu Scope 1, Scope 2, et meie enda energia kasutamisega seotud tegevused ja kui see Scope 1 ja Scope 2 on suurusjärk on meil kuskil 13 000 tonni A. Le Coq emiteeris CO2, siis tegelikult tänasel päeval me oleme vähendanud seda juba kuskil 7 tonni, nii et kõige suurema muidugi mõju sellele on andnud rohelise elektrienergia kasutamine. Selle jalajälje vähendamise mõju oli kindlasti nagu kõige suurem, aga on julgen nagu kindlalt nagu väita, et kui kõik need tegevused meil nagu tehtud saavad, mis meil nagu sellises esimeses nii-öelda lühiplaanis on meil paika pandud ja meil see esimene plaan ja see esimene lubadus on tegelikult 2022 ehk järgmise aasta lõpuni, siis meil tuleb uus tegevuskava. Et siis ma julgen kui kindlalt väita, et me oleme oma jalajälge suutnud vähendada vähemalt 80%, mis on tegelikult päris suur saavutus ja mille üle me kindlasti nagu oleme uhked. Järgmine, lähen siis oma esitusega edasi, et CO2-st järgmine lubadus on, et vähendame taastumatute ressursside kasutamist. Ehk meie eesmärk on võimalikult rohkem siis kasutada ressursse, mis oleks nagu taastuvatest allikatest. Ja selle lubaduse all on meil võib-olla nagu esialgu nagu välja toodud kaks sellist nagu olulist nagu tegevust. Et esimene tegevus on see, et me oleme siis esimese Eesti tootjana või joogitootjana võtnud kasutusele 100% taaskasutatud plastist veepudelid, et kõik Aura veepudelid on tehtud taaskasutatud plastist. Et selle eeldus on loomulikult see, et meil on olemas süsteem, mis pudelid nagu kokku korjab, Eesti pannipahvimissüsteem, millest me hiljem natukene lähemalt räägime.
Aga mis sellest pudelist siis saab, et kui tarbija annab selle taaraautomaati nagu tagasi, siis pandipakend kogub selle kokku, surub ja pressib need sellisteks plastiklotsideks ja sorteerib ka ära nagu vastavalt värvile, et läbipaistev plast läheb ühte nii-öelda klotsi ja värviline plast läheb teise klotsi. Siis need klotsid helvestatakse, nendest helvestest tehakse graanulid ja see graanul tegelikult on siis nagu juba uue pudeli nagu tooraine, et meie saame need pudelid lõpuks siis selle reformitootja käest sellise sõrmejämeduste kolvidena, me ise puhume need pudelid nagu suureks. Ja ühte pudelit saab umbes kasutada nagu 10 korda, et siis tema omadused lähevad juba piisavalt kehvaks, et teda rohkem enam kasutada ei saa. Et ütleme, et siis sellises ideaalses olukorras, kus näiteks kõik tootjad läheksid nagu selle meie nagu eeskujuga kaasa ja võtaksid kasutusele siis 100% plastist pudelid ja kindlasti mingil hetkel nad lähevad, sest ka Euroopa Liidu reglementatsioon järjest rohkem suunab. Euroopa Liidu tänane reglementatsioon ütleb, et aastaks 2020 peab olema igas pudelist vähemalt 25% peab olema nagu taaskasutatud materjalist. Aga meie siis on tänasel päeval juba 100%. Et aga oletame selline olukord, et kõik tootjad on näinud selle peale, siis tegelikult teoreetiliselt teist asja. Et alati peab siis, kui üks pudel saab käia 10 ringi, siis põhimõtteliselt tähendaks seda, et alati tuleb 10% panna juurde siis ka nagu uut toorainet, et see pudel säilitaks oma viskoossuse, et teda saaks nagu kasutada, aga ikkagi väga suur vahe on, eks ju, kas kasutada seda sama pudelit 1 kord või 10 korda, et see vähendab tegelikult plasti vajadust jämedalt meie tööstusvarus, eks ju, 10 korda, mis on väga suur asi. Teine selline põhimõtteline samm, mida me tegelikult aasta alguses tegime, et me aasta alguses asendasime kogu multipakkide kile kartongiga, ehk kile on tegelikult taastumatust ressursist tehtud, kartong on taastuvast ressursist tehtud. Muidugi siin on nagu väga huvitav nagu dilemma ja võib-olla ka keskkonnatudengitele mäletan nagu kuskilt ajukääru tagant nagu seda, et see inimene, kes maailma lõi kile, et tema eesmärk polnud mitte maailma prügistamine kilega. Tema eesmärk oli väga keskkonnateadlik ja väga keskkonnasõbralik. Tema eesmärk oli päästa maailma metsad maha raiumisest ja leida uus materjal, mis siis on alternatiiv sellele. Tänasel päeval me oleme jõudnud nagu natukene teise kohta, kus tegelikult plast kui selline on üks suuremaid nagu maailma reostajaid, aga nii teatud leiutistega nagu juhtub ja mina nagu julgen siinkohal kindlalt öelda nagu seda, et mitte probleem pole seda, et me kasutame kilet või kasutame plasti. Probleem on hoopis mujal. Probleem on selles, et me seda nagu ei korja tagasi, et see jääb nagu loodusesse ja et me seda nagu ei taaskasuta. On nagu toiduainetööstuses ikkagi väga-väga oluline ja vajalik materjal, ta on väga heade barjääriomadustega materjal selle koha pealt, et ta võimaldab toiduaineid nagu säilitada ja kindlasti keskkonnatudengid teavad seda, et kogu maailma toidust 1/3 tegelikkuses läheb raisku. Ja see 1/3, mis läheb raisku, sellest 1/3 annab ligi 10% kogu maailma CO2 toodangust. Ma kindlasti olen nagu selle vastu, et ainult mingit materjali pärast lüüa rikku paha ja see on nagu hea. Aga okei, tulen tagasi meie lubaduse juurde asendada siis multipakkide kile kartongiga ja me lausa arvestasime välja, et kui palju see nagu siis kilet nagu aastas nagu säästab. Et arvestasime välja, et aastas A. Le Coqi poolt kasutatava kilega saaks katta ühtlase joana teekonna Tartust Pariisi. Kui kunagi Tanel Padaril oli laul Tartust Pariisi, siis et sobib see ka meie teekonna nagu märgistamiseks. Aga see teekond päris ei tulnud meil nii välja, nagu me esialgu plaanisime ja nagu me esialgu nagu arvasime, et selle teekonnal oli ka natukene nagu takistusi ja üks takistustest näiteks oli see,
et just suurematel purkidel, näiteks pindistel õllepurkidel, see kartong lihtsalt hakkas nagu rebenema ja kui ikkagi inimesel need mutid rebenevad nagu käes, siis ega me sellega nagu väga palju nagu maailma nagu ei päästa ja tänasel päeval me oleme siis me hakkasime otsima kiireid alternatiive, kuidas teha seda kartongi tugevamaks ja kasutada teist tüüpe kartongi, aga tänasel päeval siis pindistel purkidel me oleme võtnud kasutusele küll tagasi kile, aga kile, mis on CO2 neutraalne, nii et kahjuks ta niimoodi on, et kõik asjad, eks ju, mis me tegelikult looduse heaks teeme, on kallid. On kallimad, aga midagi ei ole nagu teha, et tegelikult ju puhtam maailm meie ümber on väärtus nagu omaette ja puhtam maailm ongi natuke kallim, kus kohas me peame nagu elama ja puhtam loodus ja maailm ongi kallis ka hingele, eks ole. Järgmine lubadus. Panustame puhtamasse loodusesse. Üks asi, mida me oleme saanud teha ja mida oleme teinud, me oleme järk-järgult selle lubaduse all suurendanud oma korduskasutatava taastaara just ennekõike osatähtsust. Ja tänasel päeval, kui näiteks 5 aastat tagasi meil korduskasutuspudelis oli umbes kuskil 55-60%, siis tänasel päeval me need erinevad formaate ühekordsed pudelid oleme järjest nagu maha võtnud. Ja tänasel päeval meie poolt kasutatavad pudelid siis 93% ulatuses on siis korduskasutatavas taaras. Et siin on nagu teatud, miks ei ole näiteks 100%, et siin on nagu teatud põhjused, et teatud pudelid või teatud pudeli suurused, nende maht on lihtsalt niivõrd väike, et kui jaekaubandus tagasi ostes peaks hakkama neid kõiki nagu eraldi kastidesse paigutama, siis nende sorteerimiskulud on väga kõrged, nende transpordikulud on väga kõrged, et teatud väga väikeste toodete puhul see lihtsalt ei ole nagu mõistlik. Ja loomulikult ei ole see ka mõistlik nagu eksporttoodete puhul, et sealt see taara nagu tagasi tule, et sellepärast ei ole alekokil nagu 100%. Klaastaarast ei ole korduskasutatav, küll aga väga tõsise numbri muutusi me oleme läbi viinud, et 50 või 55-st 3-ni. Kui ennist oli juttu siis kartongist ja rääkisime ja põikasin oma jutuga kõrvale, kuidas kile leiutaja tahtis siis tegelikult päästa maailma metsasid. Et kartong, millest tehakse, et kartong loomulikult põhitooraineks on tal puit, aga see kartong, mida me kasutame, et me omalt poolt vähemalt oleme selle siis teinud, et meie poolt kasutatav kartongil kõigil on FSC sertifikaat, see on siis vastutustundliku metsamajandamise sertifikaat, mida ka põhjalikult nagu kontrollitakse, mis lihtsustatult öeldes siis tähendab seda, et iga puu, mis on maha raiutud selleks, et teha meile nagu kartongi, et iga puu asemel on istutatud mitu uut puud. See on hästi lihtsustatult öeldes. Üks lubadus, et läheme sel aastal üle, tegelikult me oleme läinud juba tänaseks päevaks üle, juba suvest üle sellele, et me oleme loobunud see on nüüd küll mahla tootmises, et nendel väikestel pakkidel, kus on näiteks limpa mahlajoogid või ka väiksed smuutid, et me seal oleme loobunud plastikkõrtest, kuna plastikkõrs on vaadeldud nagu ja nähtud, et plastikkõrs on üks olulisi nagu reostajaid, ja oleme siis plastikkõrred järjekordselt asendunud paberkõrtega ehk analoogne tegevus nagu multipakkide puhul ja see tegevus on ka meil nagu tehtud. Ja võtame ka vastutuse puhtama vee eest, investeerides uudsesse veepuhastusjaama. Tegelikult see veepuhastusjaam on siis meil veepuhastus biogaasijaam. Kõigepealt puhastame vett ja teiseks siis sellest heitest teeme biogaasi. Aga see veepuhastusjaam meie jaoks on tähendanud tegelikult ka absoluutselt 100% kõikide torustikke, mis me maal jooksevad ja see oli väga keeruline projekt, kõikide ümbertegemist. Tänasel päeval vihmavesi läheb eraldi vihmaveekollektorisse, mitte ei saada seda kanalisatsiooni, eks ju. Siis heitvesi läheb meil oma biopuhastisse ja
ja see vesi, mis lõpuks me siis linnale anname, on siis üle 80% parema kvaliteediga, kui see oli nagu varem. Aga selle puhtama looduse või puhtamasse loodusesse panustamisega, et sellega tegelikult tegeleb suhteliselt aktiivselt nagu Euroopa Liit ja mõnikord ma julgeks küll öelda, et tegeletakse ka nagu natukene nagu rumalustega. Et selle aasta suvel, millalgi sai siis vastu võetud Euroopa Liidu initsiatiivil ja Eesti peab vist selle veel ära kinnitama, aga kindlasti ka selle kinnitab ära SUP-direktiiv. Ja üks asi, mida see SUP-direktiiv Euroopa Liidu üleselt tegelikult siis ka nagu tegelikult ütleb, on see, et aastas 2024 näiteks ei tohi enam plastporgid lahti tulla plastpudelite pealt, ehk plastporgid võivad eraldi siis sattuda loodusesse, jääma seda nagu reostama, et seda nagu Euroopa Liidus on nagu vaadeldud ja nähtud, et see on nagu probleem. Me tegelikkuses tegime nagu väga selge ettepaneku ja õigel ajal, kusjuures tegime Keskkonnaministeeriumile, et nad esitaksid selle ettepaneku nagu Euroopa Liitu ja kaitseksid seda ettepanekut. Ja ettepanek oli väga lihtne. Probleem on nimelt selles, et kui me võtaksime kasutusele nii-öelda need uut tüüpi korgid, ja tänase päeva seisuga ma pean ütlema, et me peame selle kasutusele võtma, sest direktiiv on nagu vastu võetud muutmatul kujul. Siis see korgimaterjal läheb umbes 40% raskemaks, et me kasutame korgi tegemiseks 40% rohkem plasti. Ja see korg peab siis jääma nagu põhimõtteliselt kõige lähedasem võrdlus sellel asjal on võib-olla siis selline sportpudelikork, kus see kork jääb siis nagu pudeli külge rippuma. Ja me tegime sellise ettepaneku, et tegelikult Eestis ei oleks mõtet seda nagu sellisel kujul nagu teha, et Eestis oleks nagu palju nutikam lahendus, kus me säästaksime ühtepidi loodust palju rohkem, ehk meil oleks vaja raskemaid korke ja säästaksime ka raha. Ja meie ettepanek oli järgmine, et kuna Eestis on pandisüsteem ja väga paljudes teistes riikides Euroopas on ka pandisüsteem, kes võiksid sellega nagu liituda, kellel on täpselt sama nagu tulemus, siis pandisüsteemis on võimalik seadistada absoluutselt kõik taara vastuvõtumasinad selliselt, et need taara vastuvõtumasinad võtavad vastu või õigemini maksavad pandi välja ainult pudelite eest, mille peal on korgid. Et uskuge mind, mitte ükski kork poleks kuhugile vedelema jäänud ja kui keegi kuskil oleks näinud, siis oleks igaks juhuks see kork nagu ka üles korjatud. Et seda me tegelikult nägime ju ka nagu pudelitega, kui me pandisüsteemile läksime. Et see on ülilihtne lahendus, ei nõua investeeringuid, nõuab ainult nutikat lähenemist, aga kahjuks meie ettepanek Keskkonnaministeeriumis jõudis nii kaugele, et me saime selle kohta ainult automaatvastuse, millest tänati kirja tegemise eest. Nii et see on siis see, mida me oleme teinud selleks, et siis panustada puhtamasse loodusesse ja see oli meie kolmas lubadus. Meie 4. lubadus, suurendada materjalide kasutust, selle all on nagu sellist kolm alllubadust. Esimene on, et me edendame ringmajandust ehk kogu meie näiteks õlletootmise jääk saab uue elu, kas bioenergia või piimana. Ma ei tea, seda toodame siis see paks mass viljast, millest tuleb keedetakse, et see kõik on nagu järgega, aga seda mitte viska ära, et see tegelikult, selle me 100% tegelikult see läheb nagu loomafarmidele, lehmafarmidele ennekõike loomasöödaks ja kusjuures ta on nagu ennekõike talvel on ta nagu väga kõrge väärtusega toitloomadele, nii et põhimõtteliselt võib öelda, et õlle tegemisel üks osa siis õlle toormaterjalist saab oma uue elu nagu piimana ja näiteks kogu pärm, mida me kasutame, see läheb meil Alexela biogaasijaama ja saab siis sealt uue elu bioenergiana. Me saadame pakendid taaskasutusse ehk aastas läheb meil enam kui 106 miljonit plastist, alumiiniumist, klaasist, kartong, paberist pakendit uuesti nagu ringlusesse ja loomulikult siin üks olulisemaid kohti tegelikult on olnud pandipakend ja võtmekohal on kindlasti olnud nagu pandipakend nagu selle koha pealt, et see süsteem tegelikult võimaldab meil tänasel päeval me korjame kokku
kokku ligi 95% kõikidest pakenditest, mis me nagu turule saadame. Pandipakend on üks eesrindlikumaid pakendi taaskorjesüsteem, tagasikorje ja taaskasutussüsteeme terves Euroopas. Ja A. Le Coq oli üks pandipakendi asutajatest. Pandipakendil esimesi asutajaid oli 3, need olid A. Le Coq, Coca-Cola ja Saku õlletehas, kes kokku panid siis oma pead ja mõistuse selleks, et selline süsteem luua. Et loomulikult see süsteem, see on ka nagu huvitav lugu, et ega see süsteem ei tekkinud ka nagu iseenesest, et tegelikult oli siin selgelt taga ka nagu riigisurve, et algselt tootjatele tähendas see uue süsteemi tegemine ikkagi päris suuri nagu investeeringuid, ja kes ikka tahab teha investeeringud, mis pole otseselt tema äriga seotud, aga ühel hetkel tegelikult oli see tollane siis Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, kes ütles ja pani meid nagu fakti, et teate mehed, et see süsteem tuleb igal juhul. Siin on edasi nagu 2 varianti, kas see süsteem tuleb ilma teieta või süsteem tuleb teiega, et kus teie saate kaasa rääkida, kuidas seda süsteemi kõige efektiivsemalt luua. Ja see sai nagu olemas selliseks murdekohaks, kus me tegelikult ütlesime, et hea küll, et parem, et süsteem tuleb siis koos meiega ja me oleme nõus sellesse nagu investeerima ja ta tuleb siis võimalikult efektiivne ja tänasel päeval kindlasti ma julgen öelda, et Eesti pandipakend kõikide pandiorganisatsiooni sees on kõige efektiivsem nii oma madalamate kulude poolest kui ka taaskasutus protsendi poolest. Nii et pandipakendis jah, et enamus meie pakenditest saab nagu uue elu ja ma imestan nagu seda, et kui räägitakse, kui tuuakse välja needsamad nagu ka kas see plastkortide värk, et mis siis nagu reostab loodust, mis siis reostab nagu ookeane, kui ookeani reostavad tohututes kogustes plastpudelid, saared, mered või mis iganes. Et ei ole tegelikult ju lihtsamat asja, kui see jalgratas on ju leiutatud. Ei ole lihtsamat asja, kui tegelikult üle maailma tuua nagu see pandipakendi süsteem. See ei ole nagu väga keeruline, see tähendab tootjate poolt jah, mingit solidaarsust ja mingit investeeringut selle süsteemi loomisse, aga see kõik on võimalik. Väga paljud riigid on näidanud kaasa arvatud Eesti, et see kõik on võimalik ja see pole nagu liiga keeruline. Selle korduskasutusega tegelikult ei saa nagu hulluks minna, et kui me räägime nagu tänasest päevast, siis ka tänasel päeval tegelikult väga selline aktuaalne teema on siis kõik võimalik, võib-olla olete kuulnud ja see on ka meediast läbi käinud, et salatikarpide viimine nagu korduskasutusega a prioriks. Et see tegelikult sellisena on minu arvates nagu väga rumal mõte, et selliste toidunõude rentimise ja deposiidisüsteemi suurüritustel, kus siis pandipakend varustab siis üritusi nii korduskasutatavate topsidega kui ka taldrikutega, nugadega, kahvlitega. Ja me oleme nagu saanud nagu väga kindla teadmise, et tegelikult on võimalik puhtaks pesta ja korduskasutusega panna kõiki toidunõusid, kui pestakse 72 tunni jooksul. Kui seda pestakse kauem aja jooksul, siis need erinevad hallitused ja kõik võimalikud, toiduainetööstus on üldse nagu väga hull asi, on patoloogid ehk inimesele tervisele eluohtlikud nagu bakterid. Ja inimese tervis, kui sellist ei saa kunagi nagu kahtluse alla nagu seada ja see peab olema nagu esimene prioriteet. Ja see tegelikkuses teeb see taolise mõtme nagu Eesti Keskkonnaministeeriumil tänasel päeval on tegelikult nagu ilmvõimatud. Kuna me ei suuda tagada seda, et kõik inimesed peseksid korralikult oma liha ja piimaga kokku puutunud siis erinevad jogurtitopsid või mis iganes nagu ära, ja see jõuab 72 tunni jooksul uuesti ka nagu vastavatesse nagu pesusüsteemidesse ja masinatesse, siis tegelikult korduskasutus, ma julgen öelda selle koha peal, on ikkagi nagu võimatu. Küll aga, mis on nagu väga tähtis on, ja mis ma ka tegelikult ennist oma jutuses nagu ütlesin, mis on minu jaoks ikkagi täiesti nagu kuritegu. Kuritegu on see, et me tegelikult Eestis, mis iganes kujul see plast ka ei ole, et seda plasti nagu tagasi korje ja seda plasti
ei taaskasuta. Et seesama joogipakendiga ei ole meil probleem, joogipakendil ei ole ka patoloogia sees, aga mis iganes teine plast, et enamus sellest me teame ju seda, et jõuab ju tegelikult prügisse ja lihtsalt nagu põletatakse ära, kuigi sellel plastil oleks võimalik anda samamoodi uus elu, ma ei tea, kas või ehitusmaterjalina ja selle võrra vähendada tarvitada teisi ressursse maailmas, mis on väga vastutustundlik nagu lähenemine. Et see nagu eeldab tegelikult ka loomulikult nagu mitut asja, et riik peaks endale selgelt ja ennekõike Keskkonnaministeerium peaks endale selgelt aru andma, on tegelikult asja võti, et taaskasutus on tähtsam kui korduskasutus, et plast tuleb tagasi korjata, plast tuleb sorteerida. Et mis see tähendab nagu tööstuse poole pealt? Et tööstuse poole pealt tegelikult tähendaks seda, et üleminek võimalikult nagu ühetüübilistele materjalidele, et sellisel juhul see on igasuguse taaskasutuse nagu eelduseks, et kui sul on, ma ei tea, karbipõhi ühest materjalist ja karbipind teisest materjalist, siis seda ei ole võimalik taaskasutada või siis tuleb see nagu sealt väga selgelt nagu eraldada. Et kas see on võimalik? Jah, see on võimalik, et isegi näiteks A Le Coqi puhul on ka olnud küsimus, et aga mis saab teie silt, mis sellest saab? Et tegelikult ka see plastpudeli silt, mida me kasutame, on täpselt samast materjalist, kui on pudel ise. Tema lihtsalt ta on oluliselt tõhem, aga see ühetüübiline materjal on igasuguse taaskasutuse eelduseks. Kas seda on võimalik nagu kuidagi suunata? Ja loomulikult on, et selleks peab olema tahe, selleks peab olema kokkuleppe tööstustega, selleks peavad olema kindlad nagu sammud, mida me selle jaoks teeme. Et teine asi on, et siin eelmine nädal ma just vaatasin, oli Radar selline saade, mis rääkis nagu pakenditest. Eestis toiduainetööstuses on kasutatavad 7 erinevat tüüpi plasti. Et ma olen täitsa kindel, et seda plastide hulk on võimalik tüüpe, mida kasutatakse, on võimalik viia vähemalt 3 peale. Ja minu jaoks ei ole midagi lihtsamat kui see, et tegelikult need erinevat tüüpi plastid peab just nagu eraldi värvidega nagu tähistada, et iga inimene, kes seda lõpuks ka sorteerima hakkab sellest prügi sorteerimisjaamas, saab aru, et läbipaistev on see materjal, õrnalt kollakas on see materjal, näiteks õrnalt roosakas on see materjal. Siis on võimalik seda hakata ka nagu eraldi kokku koguma ja kui on eraldi võimalik kokku koguda, siis on võimalik ka taaskasutada. Ja kindlasti, et me selle peale saaksime minna, see tegelikult, see ei ole ainult nagu ettevõtete teema, et see on ka inimeste teema, et igasugune taaskasutus tegelikult hakkab pihta kokkuvõttes ikkagi kodudes, kui me plasti ei hakka eraldi sorteerima ja selleks on vaja jälle, mida riik teha ei taha, selleks on vaja see kohustuslikuks teha, et plasti tuleb hakata eraldi prügikasti panema võrreldes muu prügiga. Et kui see nagu kohustuslikuks nagu ei lähe, siis tegelikult ka selle koha pealt nagu läbimurret ei tule, et see tähendab siis tööstuste poole pealt tegelikult teatud kokkuleppet neid plastitüüpe vähendada, kus teistpidi tähendab see siis ka seda, et inimesed ise peavad hakkama seda plasti siis eraldi, mitte küll eraldi sorteerima, aga peavad hakkama eraldi, ma ei tea, kas kilekotti või kuhu iganes, eks ju, siis neid kõiki plasti asju koguma. Aga selle rumalusega edasi minnes, et see peab kindlasti olema korduskasutus, sellega me ei jõua mitte kuhugi, et selle koha pealt riik on suhteliselt nagu halb partner tänase päevani. Nii, aga läheme edasi, et võtame A Le Coqi üks lubadus on, et võtame ka vastutuse inimeste heaolu ja tervise eest, et üks meie programmidest on suhkruvähenduse programm, et meie eesmärk võrreldes eelmise aastaga on vähendada lisatud suhkru osakaalu meie toodetes 15%, aga tegelikult suhkruvähendusega on A Le Coq tegelenud juba viimase kuskil, ma ei mäleta, 5-7 aasta jooksul, et ma mäletan kindlasti nagu sellist fakti, et 10 aastat tagasi, kui meie mahud olid palju väiksemad, A Le Coq oli Eesti kõige suurem suhkruost. Tegelikult oleme juba 25% suhkru vähendanud ja me tahame sellega edasi minna. Kuidas me neid vähendame? Me vähendame neid läbi selle, et me paneme suhkruid lihtsalt vähem toodete sisse ja muudame toodete maitset nagu vähem magusaks. Aga kahjuks see võib küsida, aga miks me seda kohe ei tee ja miks me kohe nagu siis neid eesmärke ei saavuta. Kahjuks ei käi nii lihtsalt, et inimesi mitte igasuguse uue maitsega peab inimesi nagu harjutama ja selles suhtes me saame seda eesmärki täita ainult tehes järk-järgult minna suhkru vähendusprogrammiga nagu edasi, ja harjutades inimesi siis väikeste sammudega
väiksema magususega toodete poole. Et hiljuti Delfi tegi ühe sellise huvitava eksperimendi, kus ta küsis meie käest, et ta palus meie käest limonaadi retsepti 10 aastat tagasi ja limonaadi retsepti praegu, seal on märgatav maitsevahe. Kui küsida inimeste käest just magususes, kui küsida inimeste käest tänavalt, siis nad tõenäoliselt ütlevad, et see limonaad on täpselt sama maitsega. Et see näitabki seda, et me peame seda tööd tegema järk-järgult, sest alati südamega üks osa iga-aastasest tootearendusplaanist on suhkruvähenduse plaan, mida me siis ka kogu aeg nagu ellu viime. Loomulikult tähtis on meie jaoks ka tervislikud ja lisandväärtusega tooted, et sellised märksõnad nagu funktsionaalsus, vitamiinid, mineraalid, naturaalsus, et igat olemasolevat toodet, igat uut toodet, mida me teeme, me alati nagu kaalume ka sellest aspektist, kuidas me neid tooted saame paremaks teha, kas me saame need kuidagi nagu funktsionaalsemaks teha, kas me saame kasutada või panna sinna rohkem kasulikke aineid, on need siis viibrid, vitamiinid, mineraalid, saame kasutada ainult naturaalseid koostisosasid ja nii edasi. Need on alati sellised dilemma kohad ja seda me ka nagu alati teeme ja sinna poole me väga tugevalt nagu liigume. Ja ennekõike just nagu viimasel ajal on tegelikult ka väga tähtsal kohal meil nagu pakendi ohutus ehk täiendavad tegelikult näiteks purkidele me oleme ise võtnud endale kohustuse kõik purgid katta kaitsva fooliumiga ja väga lihtsal põhjusel. Et kui te plastpudelikorgi avate, siis seal all on puhas pind. Kui te avate klaaspudelikorgi, siis seal all, mille vastu te suu panete, seal all on puhas pind. Aga kui te ostate näiteks poeriiulilt purgi, siis mitte keegi meist ei tea, mitu näpupaari on seda katsunud, mitu viiruse osakest, sinna on peale sattunud või mitte sattunud, kui palju on seal tolmulestasid või midagi muud. Õhk meie ümber tegelikult on nagu, või hallitust, õhk meie ümber on elu täis. Ja ennekõike just viimase siis sellise paari aasta teemana on siin õhus olnud ju ja siiamaani on meie elu mõjutab COVID, et me vähemalt omalt poolt teeme kõik, et meie pakendid oleksid võimalikult ohutud tarbijatele kasutamiseks. Aga väga palju on meile nagu öeldud isegi nagu oma töötajate tagasidena, et me räägime siin vastutuse võtta, et A. Le Coqi lubadus, järeltulevatele põlvedele muuta maailm paremaks paigaks, kus elada, olles ise alkoholitootja. Et kas te nagu ise mõtlete ka tõsiselt, mida te teete, et mismoodi alkoholitootja muudab siis maailma paremaks paigaks. Aga ma usun, et meil on ikka väga palju tegevusi, mida me ka alkoholitootjana saame väga vastutustundlikult teha, millega nagu oma tegevusi muuta maailma paremaks paigaks. Üks nendest on kindlasti ka vastutustundlik lähenemine tarbimisele. Minu jaoks näiteks on üks, mis omanike poolt on ka meil kokku lepitud, minu töö hindamisel on üks osa näiteks selles, et kui suur on meil mitte alkohoolsete jookide osakaal kogu portfellis, aga ka alkoholi kategoorias. Ehk minu eesmärk on kogu aeg kasvatada alkoholivabade alternatiivide osakaalu turul, alkoholivabad õlled, alkoholivabad siidrid, alkoholivabad longdrinkid. A. Le Coq oli esimene tootja Eestis, kes tõi turul alkoholivabad longdrinkid, kusjuures need müüvad nagu väga hästi. Et see on nagu teadlik strateegia, mida me kogu aeg nagu ajame. Ja lisaks, et A. Le Coq ei ole mitte nagu alkoholitootja. Me toodame jooke 11 erinevas tootekategoorias, kus on ka mahlajoogid, spordijoogid, vitamiiniveed ja nii edasi. Ja veed ka loomulikult. Et omaette eesmärk on meil ka siis see, et tõsta mittealkohoolsete jookide osatähtsus üle 50% aastast 2023, mis on väga lähedal see eesmärk, ja suurendada siis alkoholi kategooria mittealkohoolsete jookide ehk alkoholivabad õlled, longdrinkide, siidrite müüki aastast 2003 vähemalt nagu 2 korda võrreldes aastaga 2020, et nende eesmärkide poole me liigume ja kindlasti ma loodan, et te olete minuga nõus, et see on nagu samm ikkagi vastutustundlikuma tarbimise poole. Ja kõik see kokku siis ongi meie lubadus järeltulevatele põlvedele nendest erinevatest alllubadustest siis koosnev, et muuta maailma paremaks paigaks,
kus elada. Et kindlasti oli meil, nagu ma algselt ka ütlesin, dilemma, et kas me peame rääkima sellest rohepöördest, et kust algab rohepesu ja lõpeb rohepööre või vastupidi. Ja et need rohepesu näited on nagu väga palju ja miks ma sellest nagu räägin, et siis me oleme enda jaoks nagu defineerinud nagu ära, et mis asi on rohepesu. Meie järjekordselt, ärge võtke seda kui absoluutselt tõde, aga see on lihtsalt meie arusaam. Meie jaoks rohepesu on see, kui me räägime plaanidest ja eesmärkidest, mitte tegudest. Ehk räägime, et aastaks, hiljuti just lugesin ühe põllumajandustootja nagu kodulehte, kus oli aastal 2035 on lehmad rohelised, on energia roheline, on inimesed seal rohelised ja on muru roheline. Kõik on roheline, aga kuidas sinna jõuda, sellest ei ole mitte midagi. See on väga kauge ja pikk eesmärk ja siis tuuakse välja, me oleme rohelised. Ei, see on puhas rohepesu, mitte. Ja kõik see, mida ma räägin, ei ole ja millest ma teile praegu täna rääkisin, ükski nendest asjadest ei ole selline, mis meil oleks plaanis. Kõiki need asju me oleme juba ära teinud või parajasti oleme nagu tegemas. Et minu jaoks on rohepesu see, kui me räägime plaanidest ja eesmärkidest, mitte tegudest. Teine rohepesu näide, kui me räägime väga väikeste mõjuga üksikutest asjadest, et kui meie jaoks oleks rohepesu programm ainult see, et paneme logistikakeskuse katusele esimese osa meie päikesepaneele, siis see tõesti ei ole nagu, see ei ole rohepööre, eks ju, see on, et sellist asja ei tasu nagu eraldi nagu välja tuua. Kindlasti rohepesu on see, kui nagu puudub nagu suur plaan, et mida siis tervikuna tahetakse muuta või mida tervikuna tahetakse saavutada ja ka ehtimine ennast ainult teiste sulgedega. Ma näiteks, kui me rääkisime näiteks kilest, siis ma võin välja tuua selle, et see kile, mida me pakendite ümber kasutame, et see kile kogus on vähenenud rohkem kui 2 korda. Tänu sellele, et me ostame selle kile Eesti tootjat Estico Plaster, et Estico Plaster on teinud väga palju nagu selle nimel tööd, et kuidas seda kilet saada viskoossemaks, tugevamaks niimoodi, et materjali läheks sinna nagu vähem. Kokkuvõttes väga hea eesmärk kasutada, vähem materjali olla teistpidi ka nagu efektiivsem. Kui nüüd A. Le Coq hakkas välja tooma, et näete, me oleme vähendanud 2 korda kile kogust, siis see tegelikult ei ole nagu mitte meie tegevus, vaid see tegelikult on selle tootearenduse tulemus hoopis teises ettevõttes. Selline asi minu jaoks on nagu rohepesu. Ja kindlasti rohepesu see, kui me räägime positiivsest osast, verrates negatiivset osa, et see sama radari saade, mida ma eelmine nädal vaatasin, eks tõi väga ilusti välja, et kuidas teatud lihatootjad, näiteks šašlõkid, kui varem olid šašlõkid olid nendes plastmass sellistes ämbrites, eks ju, nüüd on läinud nagu teise lahenduse peale, mis on oluliselt vähem on seal materjali. Jah, oluliselt vähem on materjali, aga varjatakse seda, et kui see ämber oli 100% taaskasutada, siis see uus materjal koosneb 3 erinevast kihist ja osast ja ta on 100% taaskasutatamatu. Et ka selline asi on nagu rohepesu ja seda me tahame vältida. Aga samas ma olen kindlalt nagu veendunud selles, et kui ettevõtted sellised sammud teevad, sellest nagu siiski nagu rääkima peab, et meil on kõik plastkorkidel on kirjutatud peale, et toodetud 100% rohelise energiaga. Kaela etikettide pudelil, plastpudelitel 100% taaskasutatud materjalist pudel. Multipakkide kartongi sisekülgedel olema siis oma selle rohepöörde programmi kirjutanud, et kas seda loetakse või ei loeta, aga vähemalt on võimalus seda lugeda. Kui ei ole lisatud suhkrut, paneme selle peale, eks ju, puhtuse garantii näiteks siis samas nendel purkidel paneme peale ja miks me seda teeme? Sest kui me sellest nagu ei räägi, tegelikult me ei annagi ju inimestele võimalusi teha nagu rohelised valikuid või rohelised otsused. Kui inimene ei tea, et üks pudel on nagu 100% taaskasutatud materjalist versus teine pudel, siis ta ei saa seda valikut teha. Me ei jõuagi nagu maailma muutmise juurde. Aga üks on see inimeste poolt maailma muutmine, aga ma ütleks, et veelgi olulisem on see maailma muutmine ka sellest aspektist, et kui meie seda teeme,
siis me sunnime ka konkurentidele seda tegema. Kui A Le Coq tuli veebruaris välja oma rohepesuprogrammiga, siis aprillis tuli väga tugevalt välja kohe ka nagu Saku reageeris. Noh, seal oli küll väga palju ka rohepesu elemente sees, aga kindlasti nad võtavad ja mõtlevad seda asja väga tugevalt. Kui ühel päeval, kui inimesed nagu teevad järjest rohkem rohelisemaid valikuid, siis ühel päeval pole ettevõtetel võimalik, vaid nad peavad sellega kaasa minema, ka teised ettevõtted peavad hakkama tegema 100% kaaskasutatud plastist näiteks pudeleid, lihtsalt näitena. See on juba turunõue ja sellisel juhul, kuigi me olime esimesed, siis sellisel juhul me muudame seda maailma juba palju suurema skaalal. Me sunnime ka konkurente seda tegema, eks ju. Ja mida suurem ettevõte, seda suurem see mõjulaatlusring on, seda rohkem me tegelikult seda suudame ka mõjutada läbi konkurentide tegevuse seda maailma muutmist paremaks paigaks. Ja kindlasti nagu sellest rääkimine aitab kaasa rohelise mõtte tekkimise ja inimese peas ja muudab nende käitumist ehk seesama nagu näide, mis ma nagu tõin, eks ju, et ka minuni on see roheline mõtlemine ikkagi tilkhaaval nagu pärale jõudnud ja koju jõudnud. Ma ei tea täpselt, mis seda ja kus seda ja mis hetkel see mõjutus käis, aga kindel on see, et mida rohkem sellest räägitakse, seda rohkem selle peale mõeldakse ja seda rohkem ka tegutsetakse. Et sellepärast tegelikult on just vastutustundlik rääkida tegelikest asjadest ja tegelikest tegudest, mida tehakse maailma paremaks muutmiseks, tuues ka välja neid tooteid, mis aitavad maailma paremaks muuta. Ja ma tõin siin veel eelviimase slaidina, tõin meil välja ka ühe sellise slaidina, kui millised on meie siis ootused nagu riigile. Ja üks ootus näiteks kindlasti on see, et mida ma vaatan, et natuke läheb nagu vales suunas, et ka A Le Coqil mitmed need projektid on tegelikult, me oleme teinud nagu riigi kaasabile ehk saanud ka siin erinevatest Euroopa Liidu fondidest, eks ju, nagu toetuse selle rohepöörde tegemist, mis seda kiirendab, aga siiski tähtsam, kui toetada mingid ettevõtteid. On toetada rohepööret kui sellist. Ja ma toon näiteks kas või sellise näite, et mis on reaalsest elust näide. Ma istun ka Estiko grupi ja Estiko Energia nõukogus ja võib-olla olete te kuulnud, et Estiko tahab ja praegust on selge plaan, eks rajada Raadile Eesti kõige suurem nagu päikesepark. Ja see investeering on suurusjärk 40 miljonit eurot. See on päris suur raha ühele äriettevõttele. 40 miljonit eurot selle päikesepargi rajamiseks, aga mis selle päikesepargi rajamise väga keeruliseks teeb? Et ettevõte on nõus selle raha investeerima sinna panema. Aga seda, et me saaksime seda energiat võrku müüa, lihtsalt võrku müüa, mis ei peaks olema nagu ettevõtte kohustus, vaid see peaks olema nagu riigi kohustus seda korraldada, kui me tahame taolisi süsteeme nagu luua. Selleks me peame investeerima täiendavalt liitumistasusse maksma kellelegi 8 miljonit eurot. Ja kui te nüüd võrdlete neid summasid, 8 miljonit eurot versus 40 miljonit eurot, see on 20% kogu investeeringust tuleb meil lihtsalt panustada sellesse, et oleks võimalik seda nagu võrkudesse müüa. Et see on, kui tavaliselt äriettevõttes peetakse investeeringu tasuvuseks 5 aastat, siis tegelikult see kõik selle investeeringu tasuvus ära. Miks on? Väga lihtne küsimus. Miks on Saksamaal iga maja katusel päikesepaneeli Eestis ei ole? Sest Saksamaal on igal elanikul elektri müümine võrku tasuta. Meil peab hakkama selle eest nii-öelda nagu ekstra nagu maksu maksma. Niimoodi me nagu rohepööret ei tee. See oli lihtsalt nagu üks näide, eks ju, et olulisem kui toetada mingeid ettevõtteid, on toetada neid võimalusi, mis teevad võimalikuks selle rohepöörde. Ja teine ootus riigile on, et olla avatud partner, et riik oleks avatud partner nagu ettevõtetele ja ka ettevõtete ettepanekutele. Siin ma julgen küll nagu kindlalt öelda, et see on mõnes mõttes lausa nagu anekdoot ja mõnes mõttes nagu naljakas, et mis iganes ettepanekuid me ei tee, et
riigi ametkond nagu võtab kõiki neid ettepanekuid, ma ei räägi mitte ainult keskkonna seisukohast, aga mis iganes muust seisukohast, võtab selle kohe selline, teate, te olete äriettevõte, teil on äriettevõtte huvi, me oleme siin riik ja meil on riigi huvi ja need asjad nagu ei kattu. Küsimus on see, et mis on riik? Riik tegelikkuses on inimesed ja riik tegelikkuses on ettevõtted, kus tuleb ju tegelikult kogu 100% kogu maksubaas. Ja kui riik nüüd nagu selles poolest tahab distantseeruda, kus tal tulubaas on, ütleb, et see on kellegi teise huvi. Kui see pole riigi huvi, siis mis siis peaks olema riigi huvi? Et loomulikult, et inimeste ja ettevõtete vahel tuleb leida nagu tasakaal, aga tänasel päeval, nagu ma olen siin mitme näite puhul nagu öelnud, riik tegelikult ei ole hea partner nagu olnud, vaid pigem nagu üritatakse a priori vastanduda. Aga selle asja teine pool, et tegelikult ega siin tuleb ka nagu tuhka vähe raputada nagu ettevõtetele, et see avatus tähendab nagu mõlemapoolset avatust, et samamoodi ma tõin selle näite, et ega me ka ei olnud väga avatud sellele, kui riik tegi meile ettepaneku luua kõigepealt deposiidisüsteem, sest me ei tahtnud sinna nagu investeerida. Et üks asi on nagu aru saada sellest, et ka ettevõtted peavad olema rohkem avatud, eks ju, ja et see on nagu mõlemapoolne avatus, et praegust on, aga ütleme, et ma siiski tunnen, et see probleem rohkem istub nagu riigi pool ja selles vastandamises kui ettevõtete pool, aga ütleme, et selleks koostööks on mõlemal poolel võimalik oma panust teha.